Ja et me tõepoolest saame tänapäeval toksiine nii paljudest erinevatest kohtadest, et õhu kaudu saame auto heitgaase. Nagu Angeelika mainis, siis meie toidud on tänapäeval pritsitud herbitsiidid, fungitsiididega ja samuti saame kalade kaudu, mis kuna veekogud on reostatud ja toksiine täis. Toidud pakitakse plastmassi metallpurkidesse, sealt tuleb toidu sisse neid aineid. Neid on nii palju erinevaid kohti, kus me tänapäeval saame toksiine ja selleks, et keha nüüd neid toksiine tegelikult välja saaks viia, me vajame jälle omakorda toitaineid, milleks siis on näiteks jällegi väävel või siis need aminohapped nagu valgud, mis siis seovad nagu neid toksiine ja viivad välja. Ja meie toidulaud tänapäeval ei sisalda nii palju neid ühendeid, vajalikke ühendeid, mis siis neid toksiine välja viiks, et nad suudaks üleüldse organismi välja viia. Selleks oleks hea tegelikult kasutada siis toidulisandite abi, kus siis on kontsentreeritud kujul toodud need toksiine välja viivad ained seal, et aidata organismile kaasa. Puhastumisele. Ja, puhastumisele kaasa, et need näiteks sibul ja küüslauk sisaldavad suurel hulgal väävlit, aga me ju ei söö igapäevaselt nii palju sibulat ja küüslauku, et see oleks piisav kogus. Samamoodi siis näiteks vetikad seovad raskemetalle. Väga hea toode on, kus on võilillejuur, takiajuur, maarjahakas. Need on kõik hästi toetavad just maksa, sest maks tegeleb toksiinide elimineerimise ja väljaviimisega, et siis nagu aidata organismile kaasa. Ehk siis sellised iga-aastased kehapuhastuskuurid oleks nagu meie tänapäeva oludes nagu väga olulised.